Mis on esimene asi, mis teil pähe tuleb, kui kuulete sõna vesinik? Võib-olla mõtlesite tulevikuvärk, mida keegi kuskil ei kasuta. Tegelikult kulub vesiniku tootmisele ligi 2% tänasest maailma energiatoodangust ja vesinikku toodetakse ja tarbitakse juba täna mahus 70 miljonit tonni. Ilma vesinikuta ei oleks meil mootorikütuseid, lämmastikväetisi, klaasi, polümeere, ravimeid ja teisi igapäevaeluks vajalikke asju. Võib-olla mõtlesite ohtlik värk, mis kogu aeg plahvatab. Tegelikult ei ole vesinik ohtlikum kui teised kütused. Nagu ma ütlesin, siis kasutatakse vesinikku juba täna väga suurtes kogustes, ilma et ta pidevalt kuskil plahvataks. Ja kui vesiniku käitlemisel kasutada ohutusreegleid, siis ei ole ta ohtlikum kui bensiin või näiteks maagaas. Aga võib-olla mõtlesite hoopis tüütu värk, mida meil Euroopast peale surutakse. Ja tõsi ta on, et vesinik, eriti rohevesinik, ehk et siis roheelektrist ja veest toodetud vesinik on praegu Euroopas väga suures fookuses. Ja seda just sellepärast, et rohevesiniku abil saab dekarboniseerida selliseid sektorid, mida muidu on väga raske dekarboniseerida. Raske transport, laevad, rongid, lennukid, aga ka näiteks tööstuslikud protsessid. Vesiniku tehnoloogia järele on praegu maailmas suur nõudlus ja vesinik on muutumas järjest enam tulevikutehnoloogiast olevikutehnoloogiaks. Eestil on võimalus valida, kas me soovime tulevikus jääda ka vesiniku tehnoloogiat importivaks maaks või on meil piisavalt ambitsiooni, et rohepöördes rohkem kasu lõigata ja et me võiksime saada tulevikus vesiniku tehnoloogiat eksportivaks maaks.